Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 51. osa. Mina olen Regina Jaakson ning jätkuvalt salvestame Pärnu Huubis. Täna räägime noortega seonduvatel teemadel ja noortele loodud võimalustest või vähemalt ühest nendest. Tere tulemast, Kädi Tammeveski. Tere, Regina. Ja me räägime sellisest vahvast ettevõtmisest nagu Noore Kompass. Ole hea, hakkame siis kuskilt minema, et millega tegemist on? Tegemist on sellise programmiga, mis on suunatud eelkõige siis 14–26 aastastele noortele. Eesmärgiga siis toetada siin, ma ei teagi, kas nüüd aasta keskel või kooliaasta lõpupoole noori, kes vajavad natuke tuge otsustamaks, mida edasi teha, kuhu liikuda oma eluga, milliseid valikuid teha ja kuidas niisama ennast toetada ja hoida oma vaimset tervist. Ja kuidas see kõik hakkab välja nägema? Mis te selleks teete, loote ja võimaldate? 8. aprillil siis saab alguse selline kohtumiste sari, kus siis 6 korral me kohtume noortega. Tegemist siis on väikese grupiga, maksimaalselt 10 noort ja kohtume kokku siis on ju 6 korral ja üle nädala kolmapäeviti. Üle nädala kolmapäeva õhtul kella 4 saame siin Huubis kokku. Istume korraks maha ja siis igal nädalal on oma selline väike alateema või alapealkiri. Ja siis me vaatame siin erinevaid huvipakkuvaid teemasid, ma arvan. On see kõige parem kirjeldus selle kohta, mida me tegema hakkame. Meil on pandud ka igale nädalale oma eesmärgid. Ja igale kohtumisele selline väike alapealkiri ja selline suurem suund on vist ikkagi oma isikliku sellise eesmärgi või vähemalt ühe väikese sammu poole püüdlemine, et selle loomine. Sõltumata siis selle fookusest, mis noorel endal on nii-öelda, et peas, et see mõte ja idee oleks kuhu liikuda. Jah, ma arvan, et see saab olla natuke nagu siuke enesearengu teekond ka, et see ei pea olema sellise konkreetse eesmärgi või suunaga, aga see on natuke ikkagi see, kuhu me võiksime liikuda, et mis see järgmine kas või väike samm võiks olla, mida teha. Aga kuidas siis on üles ehitatud see programm või see kompass, et mis teemasid te käsitlete niimoodi, et millele te ise olete fookuse siis pannud? Lisaks siis see, mis tuleb niimoodi vestluste käigus, aga mis on siis juba praegu paigas nii-öelda? Meie selline peamine suund või peamised teemad, millele me keskendume seal, on siis eneseteadlikkus ja väärtused, kuidas tulla toime stressi ja oma emotsioonidega üleüldiselt, leida selgus võib-olla oma valikutes, otsuste tegemises, kuidas ennast juhtida ja oma harjumusi ja siuke laiem oma eesmärkide ja motivatsiooni seadmine, et see ühel hetkel võiks lõppeda sellise isikliku tegevusplaaniga ikkagi. Et selle 6 kohtumise vältel siis me viime läbi neid kohtumisi 2 mina ja siis on Kristjan Õunpuu. Esimesel kohtumisel siis me kohtume noortega koos, vahepeal me kohtume nendega eraldi, ehk siis kumbki meist siis on siin noorte ees või nendega koos. Viimasel kohtumisel siis me jälle oleme Kristjaniga koos. Meie selline alusbaas toetub väga Moreno psühhodraama meetodil või sotsiodraama, et meie selline eesmärk ei ole pidada loengut, vaid läbi tegevuste ja läbi koos olemise ja grupi loomise ja grupis olemise leida siis need erinevatele teemadele vastuseid või lihtsalt uurida suhet iseendaga ja suhet grupis ja suhet teistega, et pigem on see tegemist ikkagi tegevusliku meetodi, mitte loenguga. Kuidas noortel on, et ma saan aru, et sul on ikkagi ka noortega selline nagu koostöötamise kogemus juba olemas, eks ju, haigla poole pealt. Et kas noored avanevad ka lihtsamini, kui neil on mingi grupp või kui nad nagu omakeskis toimetavad või kas saab sükest joont üldse tuua? Mulle tundub, et täna ikkagi pigem noored võib-olla tahaksid rääkida sellistest
võib-olla keerulisemate teemadega, et nad tahaks pigem rääkida üks-ühele, aga ma näen seda grupi nagu jõudu või seda, et tegelikult see grupis toimetamine koos on hoopis teistsuguse energiaga, kui on see üksinda hakkama saamine. Et pigem mina väga olen fänn sellel, et ikkagi saaks koos grupis noortega läbi tegutsemise ja katsetamise ja avastamise leida neid erinevaid teemasid ja neid lahendusi ja võimalusi. No eks ilmselt mulle tundub, et selle Noore Kompassi programmi või projekti, ma ei tea, kuidas nüüd õigesti öelda, et selle mõistes ongi see grupi lähenemine just kõige õigem. Just. Või jah, ma olen nõus, ma arvan, et grupp võiks olla see, kes saab ka üksteist toetada ja kes leiab võib-olla selle kõige parema toetusviisi üksteisele, et natuke anda ka seda tunnet, et ma ei ole üksi mingite mõtete või tunnetega, et selline individuaalne suhtlus tihti võib jäädagi nagu selliseks ainult minu mõtete peegelduseks, aga ma arvan, et see on oluline teadmine noortele, et ma ei pea olema üksi, et ma saan seda jagada oma kogemust või oma väljakutseid, aga ka rõõme kellegi teisega ja ma ei pea jääma üksi. Nii et ma arvan, et see grupis olemine võiks seda väga, väga hästi esile tuua. Tihti vist mul tundub, mitte ainult noortel, vaid ka täiskasvanutel on nagu see mõte, et ainult mina mõtlen nii, ainult mina tunnen nii. Ja siis, kui lõpuks keegi julgeb nagu rääkida oma asjadest, tuleb välja, oi, tädi Maali tunneb täpselt samamoodi. Ja tegelikult see on ju tegelikult hästi vabastav ja julgustav. Ja kui ma niimoodi praegu mõtlen, siis minu töö suures osas on ka individuaalselt ikkagi noortega nagu kohtuda. Seda enam ma näen tegelikult seda, et nad tulevad üsna sarnaste väljakutsete või muredega, et võib-olla seda rohkem ma tunnen, et see grupi sünergia võiks olla see, mis tegelikult neid võiks toetada, et ma olen täiesti nõus sinuga, et vahel ongi selline tunne, et ma olen üksinda oma murega, aga tegelikult me lihtsalt ei tea või me ei ole sattunud kokku ja rääkima ja me ei ole saanud võib-olla olla sellises turvalises juhendatud keskkonnas, mis aitaks välja tuua siis just seda potentsiaali, mis võiks olla jagatud murega. Ja rõõmuga. Ja rõõmuga, just. Ei pea olema alati mure. Ja kuna sa oled ise tõesti laste ja noortega ikkagi tegelenud, eks ju, siis kuidas meil praegu olukord on, et ma olen kuulnud nii ja naapidi, aga see ei ole see koht, kus ma tahan enda arvamust avaldada, et kuidas teie haigla poole pealt näete? Võib-olla see on see koht, kus saab natuke meeles pidada, et kuna ma puutun kokku igapäevaselt pigem ikkagi nagu väljakutsete ja muredega, et siis mul ei ole võib-olla see nagu kõige adekvaatsem pilt arvestades sükest nagu keskmist. Et ma pigem näen seda ühte äärmust võib-olla. Mis mured noortel on, mis välja joonistuvad? Kõige enam ma arvan, et pöörduvad noored ärevusega ikkagi ja kevadel eriti nüüd näiteks, kui on kooli lõpu ja eriti, kui on 9. või 12. klass, kes peavad hakkama siis valima nii-öelda uut suunda ja uut teekonda ja uusi koole ja et see selline suur muutus elus, ma arvan, on see, mis tekitab suuremat ärevust ja üleüldiselt võib-olla ka pärast seda koroonaaega on sellist sotsiaalset ärevust rohkem, et kus noored pigem ongi kuidagi rohkem omaette. Need sotsiaalsed suhted ei ole enam võib-olla sellise väljundiga, nagu oli varasemalt, et pigem nagu ollakse rohkem üksinda ja tegutsetakse üksinda, et seda sotsiaalset suhtlemist on vähem. Kuidas siis sellisel juhul aidata, et seda ärevust aidata nagu maha tuua, kas selleks on mingid kindlad meetodid või kuidas te lähenete selles olukorras? No ärevus oma olemuselt on ju väga loomulik tunne, et see ei ole midagi selles mõttes katastroofilist või kuidagi väga õudsat, et ärevus on miski, mida meil tegelikult on vaja.
meil on vaja ärevust selle jaoks, et tegutseda, et meil oleks see tahe üldse midagi teha või miski, mis sunniks meid tegutsema. Aga ärevus, et kui seda on juba ikkagi liiga palju, et hakkab ikkagi igapäevaselt meid takistama mingite tegevustega, et selline mõõdukas väljakutse on täiesti okei, et kui mul on kontrolltöö ees mingi kerge ärevus või eksamite eel, aga kui see hakkab segama näiteks minu juba igapäevast tund pikemat aega ja mõjutab kuidagi muud moodi mu toimetusi, et siis see enam ei ole selline, millega ma tahaks nagu olla kogu aeg vabal ajal, ma mõtlen mingite kohustuste või murede peale. Ja ma arvan, et see ärevusega toimetulek sõltub hästi palju inimesest endast. Noorte puhul tuleb võib-olla arvestada, et neil ei ole veel nii palju oskuseid ja nii palju teadmiseid, et kuidas sellega toime tulla. Et kui mul on väga palju korraga neid muresi, et siis üks turvaline täiskasvanu tema kõrval, olgu siis vanem või sõber või õpetaja või kes iganes, saab olla see, kelle poole pöörduda võib-olla, kui on tunne, et ma enam üldse ei tea, kuhu ja mis suunas joosta. Et ma arvan, et täiskasvanu võib-olla saab olla lihtsalt see maandav jõud korraks, kes saab aidata maha võtta, et kindlasti ei tohiks pisendada seda ärevust, et meie iga ühe tunne on täpselt selline, nagu on. Et meil kellelgi pole õigust öelda teisele, et sinu tunne on kuidagi vähem või rohkem teistsugune. Aga ärevusega ma arvan, et kõige esimene soovitus, mis ma võiks anda, on see, et tegelege rohkem sellega, mis teile väga meeldib. Nii lihtne, aga nii raske teha. Just, on ju. See soovitus oli nüüd kõikidele, ma arvan, et ka täiskasvanutele, eks ju. Ka täiskasvanutele, jah. Aga kui nüüd täpselt ei teagi, mis meeldib, et kuidas seda siis avastada endas, et hea on ju öelda, et tegele asjadega, mis sulle meeldib, aga vaata, kui on mingi teatav punkt juba ületatud, ega siis ei meeldi mitte miski enam, kuigi tegelikult ju meeldib, on ju. Et kuidas siis uuesti seda nagu taas avastada, et mis seal tagapeidus on, seda rõõmsat nii-öelda? Mina ütlen, et õnn algab väikestest asjadest, et ei pea olema alati nii, et on suured asjad, mida mulle meeldib teha. Õnn võib olla ka täiesti, ma ei tea, võrkkiiges istumine. Ma loodan, et nüüd läheb järjest soojamaks. Et nagu need kõige pisemad asjad, et endale aja leidmine ja täna nagu orienteeruda selles nutimaailmas ja selles pidevas infovoos ja ülekülluses, et ma arvan, et see võiks olla kõige esimene asi, mida teha, et ma korraks võtan aega lihtsalt hingata, et ma lihtsalt lähen, olen õues, liigun, naudin loodusest lihtsalt olemist, et selline tihti üksinda oma mõtetega olla võib-olla on kõige keerulisem. Et alati ei pea seda nagu sundima, vaid lihtsalt oma võimaluste ja oma nagu tunnete piires katsetada seda, et mis mind päriselt toetab. Kas on see liikumine, võib-olla mõni hobi, millega tegeleda. Igasugune käeline tegevus on alati selline, mida ma soovitan noortele või lastele. Väiksemad lapsed muidugi eriti läbi mängu või läbi rollimängude ja selliste avastamiste ja uudishimu tekitamise, et see on kindlasti see, mis mulle tundub, et väikestel lastel on nagu kuidagi lihtsam ärevusega näiteks toime tulla. Et rohkem mängu ka täiskasvanutele või suurematele lastele juba. Mul on koolis selline õppeaine nagu teenusmajandus ja meil tuli seal jutuks laulu või laulmise olulisusest. Ja ma ei olnud kunagi selle peale mõelnud, et meil õppejõud küsis, et aga huvitav, mis pärast lapsed lasteaias siis laulavad, et miks neil pannakse laulma? No ei tea ju, mis pärast pannakse laulma, lihtsalt laulda on tore, on ju. Ja ta tõi väga huvitava sellise punkti, mille peale ma polnud varem kunagi ise mõelnud, et laulmine see samamoodi maandab stressi ja ärevust. Et see on nagu nii lihtne asi, aga see tundub nagu nii nagu uudu, et mis laulmine see nüüd nagu aitab siis nagu maandada. Jah. Et teinekord on need kõige lihtsamad asjad ja kõige käega katsutavamad, aga kuidagi ei tule selle pealegi. Just. Ja ma arvan, et see vist ongi see võti, et see ei pea olema alati midagi suurt ja sellist natuke nagu tehislikult loodud, et ma pean nüüd hakkama
tegelema hullult mitme asjaga ja minema kuskile või tegema. Et mõnikord see võibki olla niimoodi, et ma saan minna ja omaette laulda näiteks õues või duši all või autos või et ma saan teha seda, mida mulle päriselt meeldib teha. Tundub, et täiskasvanuna me peame ennast natukene nagu liiga lapseks, kui me selliseid asju teeme. Kuidas seda müüti murda, et tegelikult on okei olla see lapsemeelne ja mänguline, see toetab meid, on ju, et aga vahetevahel on nagu endas olev see täiskasvanud juba, et issand jumal, kuidas sa käidud, ei hüppa sapalompides, ega sa laps ei ole, on ju. Et kuidas seda müüti murda, et tegelikult on see jumala okei? See on siis, ma arvan, see koht, kus ühiskond on loonud selle müüdi, on ju, et ja kes on ühiskond, me ise, et me võib-olla see on ka selline vastutuse koht, et me nagu näeme, et me vastutame oma laste eest ja et see roll on nii suur ja nii vastutusrikas ja nii tähtis, et siis me nagu justkui tunneme, et see on see roll, kus me ei tohi rumalusi teha ja mängida ja naiivsed olla ja sihukest rohkem nautida, et ma arvan, et see on võib-olla miski, mis tuleb harjutades, et läbi väikeste sammude, et see ei saagi olla nii, et ma nüüd täna hakkan mängima ja laulma ja tantsima. Et kui ma seda varem teinud ei ole, et pigem on see esimese väikese sammu tegemine, et ma tunnen ennast lihtsalt kas või hetkeks vabalt. Et ma laulan seal autoroolis võib-olla valju häälega ja ükskõik kui valesti ja valjusti, aga lihtsalt ma naudin seda, et ma seda teen. Jällegi, ma ikka jõuan sinna väikesed asjad, väikesed sammud, mida me saame teha. Sina seda küll ei öelnud, aga minu peas, olles ka ise lapsevanem, tekkis selline väike paralleel, et issand, kui ületähtsustan ma enda vanema rolli. Et nagu ma arvan, nagu ilgelt tähtis selles, tegelikult see on lihtsalt üks rollidest. Üks rollidest, just. Ja see on ilusti öeldud, et see on see teema, mida me ka puudutame selles samas programmis tegelikult, et milliseid rolle meil üldse on nii, ma ei tea, võib-olla siin grupis olles, aga ka väljaspool, et kui palju meil on erinevaid rolle ja millised rollid tegelikult meie jaoks on tähtsad ja millistes rollides me tahaksime tegelikult olla. Ja võib-olla see lapsevanema roll on selles mõttes eriti keeruline roll, et iga laps on veel erinev ka, et ükskõik kui palju neid peres on, et nad ei pruugi olla üldse sarnast iseloomudega, et siis on nagu igale lapsele, ma olen veel eraldi vanem ka, et selline koormust on ikkagi üsna palju ja seda vastutust on ka palju. Ja seda enam ma tahaks öelda ka igale lapsevanemale, et nautige seda aega ja seda võimalust mängida. Et kui tuleb laps, kes tahab teiega mängida, siis see on ülim kiitus, ma arvan, ühele lapsevanemale. Ja see on see koht, kus ma kindlalt soovitan seda lapse juhendatud mängu. Et kui laps tuleb ja soovib mängida, et siis see on tema aeg. Et te saategi siis võtta selle rolli, et ma lasengi temal kujundada selle mängu ükskõik kui sürreaalne see võiks olla ja milline fantaasia sealt siis võib tulla, et pigem nautida seda, et jah, see pisike laps või ka tegelikult ka teistmeelistele meeldib väga mängida, et temaga koos seda lihtsalt teha ja olla uudishimulik. Ja hästi avatud meelega. Just. See oli nii armas, et sa ütlesid, et olla uudishimulik. Sellest algab kõik vist, mulle tundub. Sellest algab kõik, jaa. Aga nüüd rääkides veel sellest noore kompassist, et kui palju noored ise nagu mõtlevad sellele, et neil on erinevad rollid, et kui palju neid rolle nad nagu teadlikult ise nagu mõtestavad, et ma mõtlen, et kui mina olin seal 14–26, ma ei osanud elu sees nagu mõtestada sõna nagu, et mul on erinevad rollid, on ju. Et kui palju noored tänapäeval nendest asjadest nagu teadlikumad on? Ma arvan, et läbi selle sotsiaalmeedia ja kõik see muu selline internetiavarus, mis on meid hakanud järjest rohkem ümbritsema, et mulle tundub, et neid rolle on nagu rohkem selles mõttes hakanud noored teadvustama, et see nagu suureks saamine võib toimuda palju kiiremini, kui see võib-olla, ma ei tea, toimus 20 aastat tagasi. Et täna ma näen küll seda, et see võib, mitte lapsevanema roll võib-olla,
aga täiskasvanu roll võib olla küll selline, mille üks noor võib-olla tahab väga varakult omandada ja mida tihti ka lastakse juhtuda, et siis ta justkui on ju iseseisev ja saab hakkama, kuigi tegelikult on ta ikkagi veel laps, kes tahab ka seda toetust ja mängu ja uudishimu ja vanemaga koos olla, et jah, oleneb, mis eluetapis ka siis mõni noor on parasjagu. Aga see ootus küll, ma arvan, ühiskonna poolt on ikkagi suurem võib-olla kui vanemate pooltki, et vanemad võivad olla väga toetavad ja kohal ja julgustavad, aga ühiskond ise kuidagi nagu loob selle pinnase hoopis teistsuguse, et paneb neile selle rolli ootuse nagu palju varem. Kuidas siin vanem saaks siis olla, ütleme lapsele toeks, et mul on endal 2 teismelist last ja kui ma lähen tütrele selle jutuga, et ma olen olemas ja avatud ja räägi, kui sa tahad, siis ütleb mulle, ema, ma olen teismeline, ma ei taha suga nendel teemadel rääkida, on ju. Et kuidas ma nagu vanemana siis saaksin toeks olla? Ma arvan, et see, mida sa juba praegu teed, on väga hästi. Et see on see, millest võiks kõik alguse saada, et mu laps teab seda, et ma olen olemas tema jaoks ükskõik millise murega ta saab tulla alati minu juurde, aga ka rõõmuga. Ja võib-olla see on oluline, et alati ei peagi jagama on ju mure, vaid oluline on see, et ta tuleks ka oma rõõmu jagama ja oma olulisi hetki või selliseid, mis panevad teda uhkust tundma, et sest see on üks koht, mida mina vanemana mõtlen, et mulle meeldib tunda uhkust oma lapse üle. Ja kui tema tuleb ja tunneb uhkust enda üle, siis see on nagu see, mis teeb mu südame veel suuremaks. Et aga teismeline kipub olema jah, vist selline, kes väga ei taha oma vanematele midagi rääkida. Ja mul on selles mõttes hea meel töötada sellisel ametikohal, kus ma saan olla, et mõnikord nad tulevad minule lihtsalt rääkima, sest nad teavad, et ma ei ole emotsionaalselt kuidagi seotud nendega. Et ma ei pahanda, ma ei nuta, ma ei naera nende üle või nendega. Ma nendega kaasa naeran ikkagi küll. Mulle meeldib väga nendega, ma väga elan kaasa. Aga ma arvan, et see nagu, miks nad minu juures ka käivad, on see sama tunne, et ma saan rääkida mõnele täiskasvanule võib-olla, kes saab mind toetada või jagada mingeid soovitusi, aga ilma selleta, et ma tegelikult teaks nii-öelda kogu seda elulugu. Vanem on tihti ikkagi see, kes teab juba väikesest peale ja ise ma mõtlen küll nagu oma poja peale niimoodi, et ma ju mäletan, kui see oli nii pisike ja armas ja ma arvan, et see ei muutu kunagi, ükskõik suureks ta kasvab. Et ma arvan, et paljudel vanematel on see sama tunne ka mõnikord ja siis on väga keeruline olla selline väga neutraalne või et ma nüüd olen väga ratsionaalne, sest instinktist tulenevalt juba vanem tahab alati kaitsta oma last ja ta teeb kõik, et tal oleks hästi. Et ma arvan, et see on see koht küll, kus saab julgustada võib-olla oma teismelist ja küsida, et kas tal on veel kedagi, kellega jagada, et võib-olla on mõni õpetaja näiteks koolis või koolides on olemas sotsiaalpedagoogid ja koolipsühholoogid, et nendega jagada mõnikord, et kui on midagi sellist, mis jääb südamele. Et eakaaslastega jagamine on ka muidugi tore, aga sealt ei pruugi alati võib-olla tulla nagu sellist teadvustatud nagu soovitust, et nad pigem jah, siis tuleb nagu läbi emotsiooni see soovitus sealt. Aga see on ka oluline. Et sõltub kindlasti sellest murekohast, et kui see on midagi väga suurt, et siis on selge see, et see lihtsalt ventileerimine ei aita, aga kui see on mingi selline pika probleemid on ju, et siis teinekord aitab sellest täiesti, kui saavad 2 sõbrannat omavahel rääkida nii-öelda. Just, kehtib täiskasvanute puhul samamoodi. Tõepoolest, kui sarnased me ikkagi oleme, ikkagi inimesed kõik on ju. Ikkagi inimesed. Mul oli hiljuti ühe noorega juttu ajamine, ta on 12. klassi õpilane ja ta kuidagi nagu mainis, et tema käib nõustaja juures ja ta ütles, et teinekord on selline olukord, kus noored nähes, et mõni kuulsus jagab, et nad käivad nõustaja juures, kiidavad nagu heaks ja tunnustavad, aga kui oma tutvusringkonnas või näiteks enda vanused noored käivad vaimse tervise spetsialisti juures, et siis nagu natuke nagu ei ole nii toetavad oma olemuselt nii-öelda. Et kuidas sa oma töös seda tunnetad, et kas noored nagu julgevad tulla ja kas nad julgevad nagu rääkida,
et kui palju noortes on seda nagu hirmu, et nagu täiskasvanutelgi, ma arvan, et täiskasvanutel vist on see natuke paremaks juba läinud, et ei ole kohe hull, kui lähed psühholoogi juurde, eks ju, nii nagu vanasti oli. Aga noortele võib-olla veel mingisugused siuksed tunded on või kuidas sulle nagu tundub? See on huvitav, et mulle tundub, et on nagu vastupidi, et mulle tundub, et noored nagu võtavad palju paremini vastu selle toe ja selle võimaluse, et on kusagil keegi, kes võiks neile anda nõu või võiks neid toetada sellel vaimse tervise heaolu hoidmisel, aga pigem mulle tundub, et just täiskasvanud kipuvad olema need, kes nagu kuidagi loovad mingi stigma sinna ümber, aga järjest vähem. Seda ma näen küll, et aastate jooksul ikkagi see vaimse tervise teema muutub järjest normaalsemaks selles mõttes, et enam ei ole võib-olla nii suuri eelarvamusi selle ümber. Aga noorte puhul, jah, võib-olla mul ei ole sellist kogemust, et pigem mulle tundub, et nad tulevad hea meelega. Et nad tulevad hea meelega siis, kui nad tahavad ise tulla muidugi. Et kui keegi neid on sundinud sinna tulema, et siis neil on suhteliselt suva sellest, kas seal istub keegi vastas või mitte. Et kui nad minu juurde tulevad, siis üldiselt ootan pigem seda, et nad tulevad ise motiveerituna. Aga kui nad tulevad kellegi teise palvel või suunamisel, et siis me alati ikkagi räägime seda, et mina võin siin olemas olla, ma võin sulle kõike pakkuda, aga kui sa ise seda tegelikult ei taha, et siis ma arvan, et see on meie mõlema aja raiskamine, et siis ei pea siin olema. Ja üldiselt nad tulevad ise teist korda siis tagasi, et nad saavad aru sellest, et see on pigem võimalus, mitte kohustus. Ehk siis ma arvan, et see stigma on nende poolt ikkagi nagu palju vähem on seda. Seda on rõõm kuulda, et mida rohkem ka neid vaimse tervise teemasid nagu heas mõttes normaliseerida nii-öelda, et seda vähem on ka sellist nagu mingisugust mulli selle ümber ja seda suurema tõenäosusega jõuavad abi saamise juurde need, kes päriselt seda vajavad ka. Et vahetevahel mul nagu näib, et mõni inimene, kes võib-olla vajaks abi, teeb enda jaoks selle enda mure nii pisikeseks, et ta üldse ei lähegi kuskile, on ju. Ja see on samas teine, kes justkui tundub, et on justkui nii pisikene asjaga, ta mõtleb selle hästi suureks, ja tema nagu läheb, aga nagu sa ütlesid, tegelikult ei saa ühtegi muret nagu pisendada, tema jaoks ongi see suur mure nii-öelda. Mul oli hiljuti just sama olukord, kus üks noor ütles mulle, et mul ei ole vaja minna psühholoogi juurde, et kellelgi teisel on tõenäoliselt seda palju rohkem vaja kui mul. Ja see on vist see koht, mida ma alati räägin, et sinu mure ei ole kuidagi väiksem ega suurem kui kellegi teise mure, et ühelgi psühholoogil ei ole selles mõttes vahet, kui suure murega sa tema juurde lähed või kui väikese murega. Et kui sa ise tunned, et see sind häirib ja see on miski, mida sa tahaksid muuta ja sul on olemas see motivatsioon ja see tahe, et ma tahan seda muuta ja tahan teistmoodi teha, et siis sellest piisab. Keegi hinda ega määra, kui suur või väike see mure on, millega sa lähed, et oluline on ikkagi lihtsalt see, et ma tahan seda olukorda muuta, ma tahan mingit osa endast võib-olla paremini näha või selgeks saada, kuidas edasi minna, et see on oluline, ma arvan. Kui oluline on see oskus endast mingit osa paremini näha? Ma arvan, et see oskus, mis natuke kasvab ajaga, et ajaga selles mõttes, et ma arvan, et enda parem tundma õppimine tekib läbi kogemuse, sest erinevad kogemused õpetavad meile meie piire, et kuhu maani ma jaksan või tahan lasta oma piire nihutada või mitte. Ja seda oskust see treenibki ju, et kuidas ma siis hakkama saan, et kui miski on väga keeruline minu jaoks ja ma lasen nagu justkui olla sellel kogu aeg keeruline, et siis ühel hetkel igal juhul tuleb sinna piir ette, et ega seal valikut ei ole, ma arvan. Aga ma arvan, et see õpetab selles mõttes seda, kuidas sellega toime tulla. Kuhu maani see raskus läheb nii kaua, kui ma hakkan tegutsema näiteks, et mingid olukorrad on sellised, mis on lahendatavad tõenäoliselt varem või ma ei tea, satub ette mulle üks siuke programm nagu Noore Kompass ja siis ma saan minna ja arendada mingit osa endast. Või siis ma lasengi selle lõpuni välja ja vaatan siis, kuhu maani ma jaksan. Ja mis see siis on, mis mind aitab.
aga pigem jah, ma alati rõhutan vist seda ka, et see julgus kogeda ja see julgus avastada, julgus olla uudishimulik iseenda suhtes. Et ma olen iseenda osas ka uudishimulik, kuidas minuga mingid protsessid toimivad või kuidas mind mõjutavad või kuhu maani mind mõjutavad ja mis siis saab edasi, et selline nagu teadvustatud märkamine iseendast on, ma arvan, see oskus, aga jällegi, ma arvan, et see tuleb ajaga, et nüüd ise täiskasvanuna nagu on lihtne seda tagantjärgi mõelda, et jah, et mingid olukorrad olid millegi jaoks head ja need ongi mind siia ju toonud, aga noortele see ei anna midagi, nende jaoks on see olukord võib-olla praegu raske. Et minu töös on see minu roll olnud ka võib-olla lihtsalt suunata see tähelepanu sellele, et märka, mis sind aitas sel hetkel või mis sind toetas ja see on miski, mida sa saad järgmine kord veel teha. Või siis, kui miski oli eriti keeruline ja ma tunnen ennast kuidagi, et ma üldse ei saanud hakkama sellega, et siis alati on võimalik järgmine kord teha teistmoodi, et see on selline ikkagi teadvustatud märkamine. Ma ei tea, mulle tundub, et tänapäeval on noored nii targad ja taibukad, et kas või see sama lause, mida sina välja tõid, et tänu nendele kogemustele ma olengi see, kes ma olen, eks ju. See sama 12. klassi õpilane, kui ta ütles mulle siin, et jaa, ma tean, mul on keeruline olnud, aga tänu nendele ma olen see, kes ma olen täna. Siis ma mõtlen, et issand jumal, ma pidin 40 saama selleks, et sellest tarkusest aru saada ja tema on 17 või 18 on ju. Tänapäeva noored on nii targad. On küll, ma olen täiega nõus. Ja mul on nagu selline suur usk, ma arvan, tänapäeva noortesse, et nähes seda, mismoodi nad kasvavad ja nähes seda tohutut potentsiaali on mul nii hea meel, et selline turvaline on olla teades, et meie ümber on sellised ägedad noored, kes on nii eneseteadlikud ja nii targad ja ilusad ja tublid, et siuke hea on, jah, mulle ka meeldib. Mulle meeldib, et nad on sellised väga eneseteadlikud. Aga rääkida seal noore kompassist, et nagu ma aru saan, siis sinna veel on noori oodatud, et kõik kohad veel ei ole täis minu teada. Jaa, et just vaatasime, et praegu on veel vabu kohti. Väga suureks me ikkagi seda siis seltskonda ei aja või ei lase tekkida sellel väga suurel seltskonnal, et ma arvan, et selline täpselt mõnus paras pisike seltskond ja grupp on see, mis võiks olla nende teemadega tegelemiseks kõige parem. Tuletame palun korraks veel ka meelde, et mis teemad nüüd siis olid, et mis selle 6 kohtumise vältel läbi käiakse ja millele siis nagu fookus pööratakse? Esimesel korral on siis puhtalt selline tutvumine, kus me saame tuttavaks omavahel. Me tõenäoliselt ei tee seda nagu sellisel väga traditsioonilisel viisil, sest üldiselt me nii ei tee, et aga midagi nagu karta ka ei ole ja alati on see võimalus öelda, et ei, ma ei soovi, või et ma tunnen ennast liiga halvasti, et me alati arvestame sellega, et kui keegi tunneb, et seda on nagu palju või et ta ei taha osaleda mingites tegevustes, et siis see osalemine on meie jaoks ikkagi vabatahtlik. Et kedagi sundima ja taga ajama me kindlasti ei hakka. Aga esimene kord, ma arvan, et me tegeleme sellise lühikese eneseanalüüsiga ja lihtsalt arutleme, et kus me praegu oleme. Järgmised kohtumised on siis suunatud juba pigem sellisele enesearengule, näiteks väärtuste ja valikute seoste uurimine ja vaatamine. Kuidas see käib või läbi mille või kuidas see üles ehitatud on? 1,5 tundi meil see üks kohtumine siis tavaliselt kestab, et selle 1,5 tunni jooksul ega me väga süvitsi ei lähe, et me püüame leida võimalikult praktilised viisid ja võib-olla natuke suunata sinna poole, et me alustame millegiga võib-olla siin olles, aga iga noor saab seda siis jätkata näiteks ka kodus. Et siuke algus saab olema juhendatud ja kui on soov, et siis saab jätkata kodus. Aga ma arvan, et me alustame lihtsalt puhtalt kaardistamisest ja vaatame natuke, milliste väärtuste ja milliste valikutega, et see seos väärtuste ja valikute vahel on, ma arvan, selline
igikestev äkki, et pole ainult noortel, vaid ka täiskasvanutel. Et ma arvan, et me natuke uurime lihtsalt. Kuidas me seda teeme, seda vaatame siis koha peal, et kuidas see tunne on. Eks see ilmselt sõltub ka sellest grupi dünaamikast, et kuidas see nagu sellel hetkel vormuma hakkab. Ja kindlasti. Ja kuufaasidest ja kõigest muust, aga see pole praegu tähtis. Päikesevalgusest ilmast. Aga sealt edasi, mis siis ees on ootamas? Vaatame natuke enesejuhtimise viisi, et kuidas ületada takistusi, millised hirmud on meil võib-olla takistuste ületamise ees, et selline väljakutsete uurimine on, ma arvan, üks punkt, mida me uurime. Sealt edasi proovime seada rohkem eesmärke ja leida üles see varjatud motivatsioon, mis aitaks nende eesmärkideni jõuda. Ja võib-olla see on see rõhutamise koht jälle, et iga eesmärgi poole püüdlemine ei pea olema üks suur samm, vaid võib olla ka üks pisike või rida pisikesi samme ja oluline ei ole see, et me paneks paika mingi suure ja olulise eesmärgi, vaid oluline on see, et me leiaks üles selle esimese sammu, mida me saame ja jaksame ja tahame sel hetkel teha. Ja siis ongi 6. viimane kohtumine, mis meil siis on 17. juuni, on viimane kord. Ja see lõpeb sellise jällegi väga praktilise, või me püüame võib-olla teha selle natuke praktilisemaks tegevusplaanina. Me jälle saame grupina arutada natuke, kuidas meil on läinud ja teeme sellise pisikese kokkuvõtte. Jälle ma pean tõdema, et nii kahju, et ma noor ei ole, et kunas täiskasvanu kompass tuleb? See on hea küsimus. Aga võib-olla see on selline järgmine väljakutse meile, et edasiarendus. Just. Siis on vanuri kompass ja. Jaa, ma arvan, et see võiks olla küll elukaare vältel, et ega meil kõigil on neid valikuid ja. Aga üks põnev mõte käis läbi, mida sa ütlesid, varjatud motivatsioon. Ma pole kuulnud seda väljendit enne, mis see tähendab? See on minu koha peal välja mõeldud fraas tõenäoliselt. Aga võib-olla see on see ressurss, mis on tihti endale justkui nagu loomulik või jääb endale nagu nii tavapäraseks, et me ei märka seda. Ja see ressurss on pigem võib-olla nähtav hoopis teistele, mis see toob meid siia grupi dünaamika või grupi juurde. Et grupis on võimalik seda märgata teistmoodi, et ka sinu grupikaaslased võivad märgata seda sinu ressurssi või mis sind tegelikult võiks motiveerida nende sammude tegemisel. Et võib-olla see on see varjatud motivatsioon, et midagi, mida teised näevad ja aitavad sul uuesti märgata näiteks. Jällegi väga oluline selline peegeldusmoment ka täiskasvanutel mingil hetkel. Aga iseenesest, nagu ma aru saan, see igapäevaselt töötad ju Pärnu haiglas, eks ju, et kuidas üldse sinu juurde nõustamisele noored satuvad, et kui palju nad nagu tulevad ise, kui palju neid nagu suunatakse? Meil on siis selline pisike keskus nagu laste ja noorte vaimse tervise keskus, mis asub Pärnu haiglas. Meie keskus oma olemuselt ei ole kliiniline, ehk siis me pakume toetavaid teenuseid. Sealhulgas pakume psühholoogilist nõustamist nii lastele, noortele kui ka peredele, ehk siis meil on ka pereterapeudid. Ja meie keskuses töötavad 3 juhtumikorraldajat, kellest üks olen mina. Mul on siis 2 kolleegi veel ja meie ülesanne siis on välja selgitada, milliste põhjustega võib-olla siis laps, noor või pere on meie juurde jõudnud. Aga ka see, mida talle pakkuda selle jaoks, et ta tunneks ennast paremini, et oleks toetatud. Ja meie juurde on oodatud sünnist kuni 23-aastaseni lapsed ja noored ja nende pered. Ja kuna meie teenused on tasuta, et siis mõnikord võib olla keeruline meie juurde saada, aga see võimalus on vähemalt. Ja meie juurde saab tulla ilma igasuguse suunamiseta, ehk siis ei ole vaja ühegi arsti või perearsti näiteks suunamist, et võib tulla ka täiesti niisama. Ja meil on siis assistent, kes võtab vastu kõnesid ja registreerib siis aja esmalt juhtumikorraldaja vastuvõtule ja siis mina või minu kolleegid
saame siis juba edasi suunata vastavalt, et kelle juurde vaja on. Et selle jaoks, et siis aega broneerida või aega vastuvõtule saada, võiks helistada meie assistendi telefonile numbril 4494 833. Kui me juba siin kontakte jagasime, siis kus kohast noore kompassi kohta infot leiab? Selle kohta leiab infot Huubi kodulehelt, et Huubi kodulehel on olemas täpsem kirjeldus selle kohta, mis me tegema hakkame ja registreerimisvorm ka. Ja väike kirjeldus vist ka meie kohta peaks seal olema, et kes seda gruppi siis vedama hakkavad. Aga jah, kui sealt alla kerides minu meelest peaks tulema see registreerimisvorm ka, mis on selline lühike, natuke täitmist vajav, aga ei midagi ülemäärast. Ja esimene kokkusaamine on 8. aprill. Esimene kokkusaamine on 8. aprill, just. Sellega võtame täna kokku, suur aitäh Kädi, jõudu tööle ja aitäh. Järgmise jutustamiseni. Ja aitäh, Regina.